tere kõik armsad õlisõbrad! Oleme taas siin meie igakuises elustiilikõnes neljakesi täna rääkimas siis väga põneval teemal, milleks on siis hormoonid. Ja just muidugi hormoonide teema väga suur ja lai teema, aga täna keskendume siis pigem naiste hormonaalse tasakaalu hoidmisele, mitte spetsiifiliselt erinevatele etappidele, aga üldiselt, nii et vahet ei ole, kas oled sa puberteedist kuni 100-aastaseni. See tänane jutt ja info puudutab meid kõiki, hoolimata sellest siis, millises tsüklis sa just oma elus oled. Ja loomulikult kõik küsimused on teretulnud ja vaatame sellist üldist tasakaalu hoidmist siis täna. Aga üldse, et mis need hormoonid on ja kas need ikka on need tüübid, keda kõike saab süüdistada, mis iganes maailmas toimub, et ikka on hormoonid süüdi ja kas on see ainult naiste eralõbu, on see meeste lõbu samamoodi või ja mis siis üldse, miks lähevad hormoonid tasakaalust ära? Et sellised põhiküsimused, millele täna otsa vaatame ja mõned õlisoovitused kindlasti, et kuidas me siis saame ise ennast toetada. Aga hormoonid on siis sõnumikandjad meie kehas ja nad on organismi keemilised käsutäitjad. Aju on nagu boss, nagu kapten kapteni sillal, kes annab käskluseid, signaale kehale ja hormoonid siis täidavad käske nagu tublid madrused. Ja meie hormonaalsüsteem on autonoomne, see toimib sõltumatu meie tahtest. Et olles väga teadlik oma kehast, siis loomulikult me saame pisut ennast siin tasakaalustada ja kontrollida ka teadlikkusega, aga üldjoontes ikkagi me ei saa öelda kilpnäärmele, et nüüd tooda rohkem või tooda vähem või igal juhul on hormonaalne süsteem autonoomne. Ja hormoonid mõjutavad siis kogu meie keha. Et täna räägime küll spetsiifilisemalt suguhormoonidest, aga hormoonid on kõikides meie keha funktsioonides üliolulised. Nii et see on oluline teema, millele tähelepanu pöörata. Aga laias laastus üldse enne, kui täpsemaks läheme, et siis paar meeldetuletust, et mis põhjustab üldse hormoonide tasakaalutust. Ja sihuke läbiv teema, mida me oleme siin meie teekonnal palju rääkinud, mis meil just hiljuti lõppes ja läbi aegade väga palju üldse rääkinud, et ikka põhivundament. Mis ajab hormoonid tasakaalust välja? Halb toit, ebapiisav toitumine, et kui kehal ei ole piisavalt vitamiine, mineraale, ensüüme, kui me sööme vaid töödeldud toitu ja mitte täistoitu, siis kehal puudub materjal, millest hormoone toota. Ja sealt kõik allakäigutrepp läheb lahti, on ju. Samamoodi kõik toksiinid meie kehas, meie ümber, vabad radikaalid, stress, väga suur kurjajuur ja võõrhormoonid, mida me hästi palju saame siis toidust, kosmeetikast, parfüümidest, väga suur kurjajuur, igasugused hormonaalsed kreemid, rasestumisvastased vahendid, spiraalid, kõik siuksed asjad väga suurelt mõjutavad kogu meie keha. Ja noh, kokku siis üldine elustiil, vähene liikumine, ülekaalulisus, alkohol, kõik sellised asjad. Nii et kuidas hormoonid korda saada ja tasakaalu, väga lihtne. Söö head toitu, täistoitu, joo puhast vett, kvaliteetset vett, on ju mitte lihtsalt kraanivett sisse-välja, vaid ikkagi eeterlikud õlid vee sisse ja need elektrolüüdid, üliolulised. Hoia oma stressitase, eriti krooniline stressitase nagu tasakaalus ja liigu, puhka ja keha saabki toimida siis tasakaalus. Nii et põhiasjad, mis me ise saame teha, aga tegelikult on meil ju kodus veel ühed abilised, meie eeterlikud õlid ja ka toidulisandid, mis doTERRAl on suurepärased, millega ennast sellel mitte ajal, millega saab ennast toetada siis, kui on kehas mingisugused tasakaalutused ka hormonaalses vallas ja neid siis täna vaatamegi täpsemalt.
et meil on ilusti olemas üks põhiline komplekt lausa, mis hästi lihtne kasutusele võtta ja vaatame üle, mis seal sees on. Eeva. Aitäh, Maris, ma jäin su juttu niimoodi praegu mõnuga kuulama kohe, ja, ja tere muidugi kõigile ja võib-olla tõesti, et nii nagu sa, Maris, ütlesid, et kui me räägime ikkagi nendest hormoonidest, siis pigem mõeldakse ikkagi naisi ainult. Nende tsükliteemad, menopaus, PMS, aga me unustame ära, et tegelikult hormoonid juhivad ju kogu organismi ja sõltumata sellest, mis soost me oleme, kui vanad me oleme, et hormoonidest kõik uni, energia, meeleolu, seedimine, ka veresuhkur, ju veresuhkru piigid sõltuvad hormoonidest ja kõik, kuidas me stressile reageerime ja motivatsioon, immuunsüsteem, kõik. Et aga võib-olla ma tooksin ikkagi ühe detaili siia, et et üks hästi oluline osa sellest süsteemist ei olegi alati hormoon ise, vaid on see retseptor. Et need retseptorid siis ongi sellised, mis päriselt otsustavad, et kui hormoon on selline signaal, siis retseptor on see, mis otsustab, et kas see signaal siis loeb minu kehas või ei loe. et ähm, et need retseptorid on rakkude pinnal ja töötavad selliseks, noh, ütleme niimoodi, et tema on nagu lukuauk ja siis hormoon on nagu võti, mis peab sinna sobituma. ja, ja sellepärast hormoon võibki olla mõnikord verenäitudes täiesti normis, aga kui see retseptor ei tööta, siis see sõnum ei jõua kohale ja siis retseptor häirub ja tulemuseks ongi siis needsamad sümptomid, mis võivad tunduda meil hormonaalsed. noh, seal on see veresuhkur kõigub, põletik on kõrge, ähm, ja maks ja soolastik ei tööta optimaalselt, et need kõik, hormooni endaga on korras, aga sümptomid tunduvad hormonaalsed. et selle jaoks siis ongi meil, selle toetuseks, nende retseptorite toetuseks on meil üks selline imepärane komplekt. see nimi on küll naiste tervisekitt, aga ütleme niimoodi, et ta ei ole mõeldud ikkagi ainult naistele ja ta ei ole hormoone asendav süsteem, vaid ta siis toetab retseptoreid, stressireaktsiooni, und, mineraalide tasakaalu ja, ja siis, kui meie keha on tasakaalus, siis me saame ju liikuda tervise poole, nii nagu alati räägime. et võib-olla ma räägin veidikene, kuidas seda komplekti ja milliste sümptomite puhul võib-olla on hea kasutada kogu seda komplekti. muideks selle komplekti, kui te ostate eraldi tooted, teate, see tuleb päriselt palju-palju kallim kui komplektina ostes. et komplektina on see väga-väga terviklik. ja näiteks teismelised tüdrukud, see võiks olla siis kuskil, noh, tänapäeva teismeiga hakkab võib-olla 10. eluaastast juba 10–17, et seal on ka siis, et kellel on ebaregulaarne tsükkel, väga valulikud menstruatsioonid, meeleolu kõikumised, uneprobleemid, ärevus ja stress, noh, koolistress ka kindlasti noortel. ja nii nagu Maris ütleb, et need üksi ei tee mitte midagi, kui sa ei söö ja ei joo kvaliteetset toitu ja vett, siis no me ei saa likvideerida ainult tagajärgi. aga see fütoöstrogeeni kompleks siis noortele võiks olla üks kapsel ülepäeviti. kui on väga tundlikud noored, siis üks kapsel näiteks 3 korda nädalas. ja, ja see aitab, sest see toetab retseptoreid ja aitab sellel tsüklil stabiliseeruda, ilma et ta mõjutaks neid hormoone. ja siis bone nutrient kompleks, 1–2 kapslit õhtult ja sobib eriti hästi noortele, kellel on need tugevad kasvuspurdid. siis ongi iseenesest see magneesiumi ja kaltsiumi vajadus ju palju suurem. ja siis ta toetab ka noorte und ja lihaspingeid ja närvisüsteemi.
ja imeline klarikalm ei ole siis ainult naistele, vaid ka noortele tüdrukutele, eriti alakõhule, kui on menstruatsioonivalud, randmed või kael, kui on selline pinges olek, et ta siis rahustab ka närvisüsteemi ja toetab seda hormonaalset teemat. aga ka teismelised poisid, eriti tänapäeval on suurenenud selline teema nagu noormeeste rindade suurenemine. Ja seal ongi siis sellised tüüpilised mured ka jälle, et ta kasvab kiiresti, stress on, halva söögi tõttu on veresuhkru kõikumine ja siis suurenenud rinnakude liigsest östrogeenist kehal. Et siis noormeestele ka see fütoöstrogeen üks kapsel päevas või üle päeviti. Tahaks öelda, et fütoöstrogeenid ei tõsta östrogeeni, vaid stabiliseerivad neid retseptoreid. Ja nad võivad vähendada just sedasama östrogeeni ülereageerimist, mis siis sageli põhjustabki seda rindade suurenemist. Ja samamoodi ka see bone nutrient kompleks väga hästi sobib. Siis seesama kompleks fertiilses eas naistele, eriti kellel on sellised mured nagu PMS, kellel tsüklid kõiguvad, magusaisud, ärevused, väsimused ja täpselt seesama lause, analüüsid on korras, aga enesetunne on halb. Et siis ka see kompleks on väga-väga heaks abiks. Ja muidugi meie kurikuulus perimenopaus ja menopaus, millest palju räägitakse, et just kuumahood, unehäired, ka jälle ärevuse teemad, selline emotsionaalne ebastabiilsus, võib-olla sellised tujukõikumised ja kaalutõus ja, ja ühed sümptomid on ka liigese jäikused ja selline ajuudu, et tundub, et pea on nagu paks, siis ka väga-väga-väga hea on seda kompleksi võtta tasakaalustamiseks. ja mehed, et hormoonid ja stress täpselt sama olulised kui naistel ja eriti meestel see keskkoharasv, kui mõõta naba ümbert. Kui see ikka ületab seal üle, minu arust oli see 92 sentimeetrit, siis see on, siis peaks midagi ette juba võtma ammu-ammu. ja, ja kui on näiteks ka unetus meestel, väga võiks proovida seda kompleksi ja motivatsioonilangus. Ja meestel ka, täiskasvanud meestel ka muidugi tavaliselt see rindade suurenemine, kui on keskkoha kasv, noh, see ümbermõõt on suureks läinud. Et siis samamoodi neid asju. Ma ei tea, selline lugu on nendega kõigile, kogu perele. kas sa oled lõpetanud, Eva, et ma lisaks paar asja nende juurde? Lisa, palun, kõik paar asja, mina olen väga lõpetanud. Ja see on tõesti selline, nagu sa just ütlesid, et sobib kõigile. Täpselt, et ühest äärmusest teise, et need noored üleminekueas ja mehed just nimelt, et meestel on ka hormoonid, ausõna. ja need reageerivad samamoodi nagu naistel ja kui neil ei ole nagu toitaineid, siis nendega on samamoodi jamasti. ja mul jäi lihtsalt kõlama see, et noh, et see meeste teema, et kus umbes, et kus see mees selle östrogeeni siis saab ja miks tal ikka see keskkoht niimoodi paisub ja miks tal need rinnad kasvama hakkavad ja et noh, kes ja mis selles siis süüdi on. et võõrhormoonid, mis satuvad meeste kehadesse just nimelt läbi eelkõige toidu, kuidas väga palju ju kasutatakse toiduainetööstuses võõröstrogeeni ju loomade nuumamiseks. kuidas muidu sellest ühest tibust 10 päevaga 3-kilone broiler saab? et seal kasutatakse ikkagi väga-väga palju halbu asju, et see, et need loomad kiiresti kasvaksid ja saaks nendest maksimumi võtta, siis aga ega see kuskile lihast ära ei kao. ja samamoodi kõik see sünteetiline toit ja parfüümid väga tugevalt mõjutavad hormoone ja kosmeetikas kõik need falaadid ja pesuvahendites ja kõik toksiinid, plastikpudelid, kõik, et need nii-öelda väiksed nähtamatud allikad
kuidas siis see meie kehadesse jõuab ja meestel hakkabki see siis reageerima niimoodi, et kui östrogeeni tase on liiga kõrge, siis see hakkab neil välja paistma kohe. et kui sa ikkagi vaatad, et mehel on rinnad suuremad kui endal, siis fütoöstrogeen on nendele väga number üks abiline ja see eesnäärme teemade puhul ka väga oluline toetus. Ja selle Claire'i Kalmi rulliku kohta tahtsin lisada seda ka, et nii nagu Eeva, sa ütlesid, et nii noortele kui igas vanuses erinevate siis tsükli teemade puhul, et kas siis liiga vererohked, liiga vähesed, liiga harva, liiga tihti, et väga hästi tasakaalustab siis kogu seda tsüklisüsteemi. Aga üks väga oluline asi, kuidas veel kasutatakse seda Claire'i Kalmi rullikut, on nagu kaenla alla higipulgana. Sest liigne higistamine on samamoodi hormonaalne tasakaalutus ja tean paljusid naisi, kes on sellest väga abi saanud just nimelt, et kasutades niimoodi ja kogu see higistamise süsteem on ka paika läinud. Ja kolmas asi, kolmanda toote kohta tahtsin ka öelda, et Bone Nutriendile väga soovitatakse võtta juurde ensüüme, et see kaltsium saaks kehas ilusti lagundatud ja et see saaks õigesse kohta jõuda. et võtta juurde. jah, seda tahtsingi lisada. Aga lisaks nendele kolmele mõnusale tootele, mis on tegelikult ju ka ühekaupa saadaval komplektina lihtsalt soodsam, nagu Eeva ütles, siis meil on ka mitmeid toredaid õlisid üksikuna, mis sobivad igasuguste erinevate hormonaalsete teemade toetuseks. Ja Triin, mis on sinu valik nendest üksikutest õlidest, mis võiks olla head toetajad? aitäh ja kohe räägin üksikutest õlidest ka, aga ennem tahan rääkida enda kogemuslugu just sellest komplektist, millest juttu oli. Et mina olen fütoöstrogeeni tulemusel just kogenud seda, et ma ei olegi viljatu vaid täiesti viljakas. ehk siis mina olen beebiootele jäänud just pärast fütoöstrogeeni kasutamist ja seda on päris mitmed teised naised ka, nii et kui on sellised teemad, et siis võib-olla sinu toidus ei ole piisavalt neid nii-öelda loomulikku fütoöstrogeene, et siis võib purgist neid siis nii-öelda juurde võtta. et mind on see hästi toetanud ja, ja Clary Calm on olnud minul ikkagi nagu iga kuu aastaid sõber ja selline nii-öelda kaisuloom. et just nendel päevadel, kui siis on nii-öelda menstruatsioon ja valud ja vererohkused, siis on ta väga-väga mõnusasti mul leevendanud ja ma olen tänu sellele pääsenud valuvaigistitest, mida ma siis võtsin kogu aeg päevade ajal, nii et hästi suur toetus kindlasti. Ja ma olen kuulnud, et see toetab ka valulike rindade puhul. Et siis, kui kas menopausi ajal või siis ka varem PMS-i ajal, et siis on ka naised rindadele seda määrinud. nii et see on minu kogemus, nii et väga sellised habilised, ma ei tea, mitu pudelit Clary Calmi on minul selle 6 aastaga doTERRAs otsa saanud ikkagi palju, aga nüüd viimasel ajal ilmselt ma olen selle teinud nagu niimoodi nagu saanud nagu puhtaks või selle oma hormonaaltasakaalu niivõrd hästi paika, et mul tõesti seda Clary Calmi enam ei kulugi. Et vahel harva siis nii-öelda nuusutan või korraks panen. Aga enne veel, kui ma puhaste õlide juurde jõuan, siis Maris juba mainis ka, et hästi oluline, mismoodi meie see nii-öelda see hormonaaltasakaal paigast ära läheb, ongi need toksiinid, mis läbi ükskõik mille siis toidu, õhu, kodukeemia kõige tulevad meile, et siis kehasse, et siis hästi oluline on ka keha puhastada, sest et läbi selle saab ka meie hormonaaltasakaal siis paremini paika ja ilmselt tänu sellele ka minu hormonaaltasakaal on paremini paika saanud, sest et alguses oli seal ikka väga palju probleeme, aga nüüd järjest vähem ja järjest mõnusamalt ma ennast tunnen. Et kui nüüd vaadata kõiki neid raamatuid, eriti näiteks seda Modern Essential raamatut, siis esimesed õlid, mida tema soovitab just endokriinsüsteemi toetamiseks hormonaalse tasakaalu jaoks on segud ehk siis Sendokriin,
kas siis õlina või kapslitena ja ehk siis kehast mürke välja viia ja siis saavad hormonaaltasakaal ka paremini paika ja loomulikult doTERRA puhastuskuur on ka aidanud väga paljudel naistel saada oma hormonaalset tasakaalu paika, nii et see on üks imeline teekond, mille sa võid ette võtta just selleks, et toetada ja siis hakata õlisid kasutama, üksikuid õlisid, et kõigepealt keha võimalikult puhtaks, mürke võimalikult palju välja, kehast välja liikuma ja vot siis pääsevad õlid siis nii-öelda tööle ja saavad sind aidata. Ja põhilisemad naiste toetajad, just kui me täna räägime naistest, ma panin meesteõlid ka kõrvale, ma räägin nendest ka natukene, aga põhilisemad naisteõlid, Clarisades, eks, muskaatsalvei, igal pool, kus sa siis nii-öelda selle õli kohta loed, siis peaaegu alati number üks iseloomustus on just see, et ta on hormonaalse tasakaalu toetus. Ja just ka jälle täpselt igas vanuses naisele, nii siis, kui algavad päevad, PMS, sellised teemad või kui menstruatsioontsükkel on ebaühtlane, et või valulik, vererohke või ka menopausi eas, et igas eas naistele on ta väga hea tasakaalustaja, et õlid just ongi tasakaalustajad, et nad ei anna hormoone juurde, nad ei võta neid ära, aga nad tasakaalustavad, nad leiavad üles selle koha, mis on siis nii-öelda tasakaalust väljas, mis on siis natukene vaja kuskile poole liigutada ja siis nad selle nii-öelda oma töö teevad, nii et muskaatsalvei väga hea määrida siis kas kõhupiirkonda, alakõhupiirkonda, kui siis on seal teemad või siis ka erinevatesse pulsikohtadesse või reflekspunktidesse, mis on siis seotud just naiste teemadega. Tüümian, hästi hea toetaja hormonaalsel tasakaalu jaoks, kõikidest pikemalt nüüd siin ei räägi, aga lihtsalt mainin ära, et sa saad kirja panna, loomulikult on niimoodi, et kõikidel ei sobi kõik õlid, et sa võid katsetada, proovida erinevaid. Maris ilmselt räägib ka protokollist, kus on peaaegu kõik need õlid, millest mina räägin, ka ritta pandud. Nii et saad seda teha, aga saad ka valida siis erinevad üksikud. Geraanium, hästi hea hormonaalne tasakaalustaja ka jälle erinevas eas, vanuses ja toetav tüümiani juurde muidugi ütlen, et seda, kus on siis määrid, et see on tuine õli, nii et seda tuleb kindlasti kasutada siis baasõliga koos ja mingisuguseid õlisid võid ju ka sisse võtta, näiteks mul pulmapäeval sattusid päevad ja, ja minu päevad on alati hästi vererohked ja kipun lekkima, siis minu pulmapäeva päästis Clarisades, sest et seekord oli eriline see, et ma võtsin teda siis sisse kapsliga mitu korda päeva jooksul ja nii minu valge kleit oli õhtuni ikkagi valge ja puhas. Ja samamoodi võib siis ka tüümianit võtta sisse, kui on vaja. Basiilik, ka hästi hea toetaja hormonaaltasakaalule. Olen kuulnud naisi, kellel on erinevad diagnoosid olnud emakapiirkonnaga, et on ka võtnud kas sisse või määrinud sellele piirkonnale ja saanud oma nendest erinevatest ebakõladest seal siis jagu ja on saanud oma emaka ilusaks puhtaks. Ilang ka hea toetaja. Nii et saab määrida kas ka jälle alakõhule, rindadele, võib-olla ka lihtsalt nuusutada, sellepärast et meie hormoone toetab ka see, kui me lihtsalt nuusutame, paneme diffuuserisse või juustesse või määrime taldadele. Siis loomulikult kõik õlid, mis hästi aitavad rahustada, sellepärast et meie hormonaaltasakaal võib olla seotud ka stressiga, et kui me saame oma kortisoli alla, saame oma stressi alla, siis on ka juba, see on väga suur toetus meie hormonaalsele tasakaalule, nii et selles osas on näiteks lavendel hästi hea toetus, aitab stressi maandada, võib võtta ka väravates situatsioonides sisse, aga muidu täiesti piisab sellest, kui siis panna diffuuserisse, pusikohtadele nuusutada, määrida. Roomakummel, super ilus rahustaja ja ühtlasi ka hormoonide toetaja. Ja siis leidub veel, muidugi on toredad, bergamot ka, mainin veel bergamoti.
mis on ka supertoetaja. ja muidugi kõik lillelised, peaaegu kõik, aga ühesõnaga kõik need neroli, roos, jasmiin, igaüks natukene oma nurga alt ja kuidas ta toetab, aga kõik on imelised hormonaalse tasakaalu toetajad. leia endale sobivad kombod. nüüd on baariõliga on lihtsalt see lugu, mida ei soovitata, teised võivad siin natuke parandada, raseduse ajal kasutada, ehk siis kui sa ootad beebit, siis jasmiin ja clary sage on need õlid, mida öeldakse, et sellel ajal ära kasuta, aga sest nad aitavad avanemisele kaasa ja beebieas liiga vara, eriti veel alguses ei ole see avanemine vajalik küll, aga nad on väga suured toetajad sellel ajal, kui sa juba sünnitama lähed ja tahad avaneda ja beebi välja lasta, et siis see on see koht, kus mina need õlid appi võtsin ja beebi sai ilusasti kergusega tulla. aga kõik need imelised lilleõlid, mida sa saad endale pulsikohtadele peale määrida ja nuusutada ja mis aitavad sul lüüa ennast nii-öelda ka naisena õitsema, et just nagu iseenda selle enesetundega siis ka nii-öelda natukene mõjutada oma hormoone, et sa saaksid noh, mõjutavad nagu sinu hormoonide toimet ka, aga et sa nagu selle enesetundega saad ka lükata selle stressi ja need endast nii-öelda eemale ja saad õitseda ja särada mm.. Need olid põhilisemad, ma mainin korraks ära meeste omad ka. meeste hormonaalse tasakaaluga seal testosterooni ja selle jaoks soovitatakse sandalwood, meeste toetus, sobib naistele ka, see ei tähenda seda, et ta naistel hakkaks testosterooni nagu tõstma, aga ta on tasakaalustaja, kõik õlid on tasakaalustajad. Kadakamari ja rosmariin on siis nagu öeldud erinevate raamatute põhjal, et on meestele toetus, naistele samamoodi soovitatakse ka rosmariini teatud olukordades. ja üks õlide kombo, puhaste õlide kombo, mis on ka hästi hea hormonaalne toetaja, aga just eriti rindade toetaja, on viiruk, kreip ja roseepipar ja nendega teha rinnamassaaži, siis toetab ta meie hormonaalset tasakaalu, meie rindade tervist ja kõiki ilusaid asju veel, suhet enda kehaga, enda rindadega ja, ja ennetab siis igasuguseid tüütuid haigusi või sümptomeid, nii et hästi ilus selline rutiin, mida sa saad enda kas igapäevaellu võtta või siis näiteks 2-3 korda aastas seda teha või 4 korda, eriti kui oled juba küpsemas eas. et siis on hästi ilus toetus olnud see ka kogu hormonaaltasakaalule, menstruatsioontsüklile ja enesetundele. nii et sellised mõtted siis puhaste õlide kohta, et sa leiad täpset infot veel juurde, see oli lihtsalt selline kiire ülevaade ja palun täiendage, Maris ja teised, et millised õlid veel jäid mainimata, kui te kasutate hormonaalseks tasakaaluks veel mingisuguseid lisaks. see on nii sügav teema ja mul kogu aeg tulid nii palju mõtteid, sest noh, see on ka nii teema, millest ma olen nii palju rääkinud, aga sa tegelikult väga ilusti kõik asjad tõid ära, et võib-olla selgituseks, vaata, sa alustasid kohe sendokriiniga ja hästi loogiline, et see on number 1 õlisegu kogu hormonaalse toetuse jaoks ongi see, et ta on maksatoetaja ja maks on ülioluline organ kogu meie hormonaalsüsteemi juures, sest maksas aktiveeritakse hormoone ja kui maks ei tööta korralikult, siis jäävadki hormoonide pool kohe ripakile. ja see on see põhjus, miks me peame alustama kehapuhastusest, et ükskõik millised konditsioonid siis meil kehas on või mis juba sümptomid välja paistavad, siis nagu Triin, sa ütlesid väga hästi, et kehapuhastus number 1 asi.
ja igaks juhuks julgustuseks ütlen, et fütoestrogeeni kompleks ei pane kõiki lapsi saama. et kui see ikkagi ei ole sulle ette nähtud rohkem, su lasteleping on täidetud, siis, siis ei tule neid beebisid ainult tänu fütoestrogeenile ka. Ja täpselt sama asi, tsiteerides Boyd Trumani, kes ütles väga selgelt ja otse, et ükski jasmiin ja salvei ei pane seda beebit väljuma sinu emakast, kui ei ole veel tema aeg sealt väljuda. Et sellepärast ei tasu nagu väga üle karta seda salveid ja jasmiini oma raseduse ajal, et selleks on ikkagi vaja ka mingit näidustust, et see sünnitegevus hakkaks näiteks sul seal, ma ei tea, teisel trimestril hoopis pihta, et see päris nii lihtne ei ole, et sest tegelikult nagu me teame, et õlid on alati kõige poolt, mitte vastu, siis selle hormooni jutu juures alati küsitakse, et aga mis õli siis aitab mul kaitsta ennast, et ma ei jääks lapse ootele. et noh, ka näiteks, ma ei tea, soovimatu raseduse puhul ei ole õlid selleks, et sellest vabaneda, sest õlid on alati meie poolt, mitte vastu ja kui keha on juba elu loonud, siis ega selle vastu hästi ei saa. nii et jah, et võtkem siis see toetus vastu, mida need õlid pakuvad. jah, mina vist ei lisakski rohkem midagi. aga võib-olla selle, vot sa tõid välja, et on meesteõlid nagu eraldi ja just, et võib-olla naised väga kardavad seda testosterooni, et noh, et kui on ikka meesteõlid, oi, siis mul ka hakkab habe kasvama, onju. aga tegelikult testosteroon on naistel ka ülioluline hormoon ja eriti kui naisena sul on libido teemad, et sul ei ole nagu selle poolega kõik hästi, siis just nimelt on naisena ka vaja kasutada neid nii-öelda meesteõlisid või ehk just nimelt, et tasakaalustada testosterooni, sest testosteroon vastutab ka naise kehas selle iha ja libido tõusu eest. aga loomulikult lilleõlid ka sinna juurde, et sega neid kokku ja kasuta julgelt ja kasuta fantaasiat, et ei pea ainult alakõhul neid kasutama, vaid võib palju põnevamatesse kohtadesse ka panna, kui just on vaja libiidot tõsta. ja ma ei tea, kas teistel on midagi lisada? Mul konkreetselt nüüd üksikõlide kohta pole lisada, kui ma võiksin teemaga edasi minna, siis ma võib-olla võtaks konkreetsemalt selliseid õlisegusid, mida meil doTERRA õlidega on võimalik teha, aga ülla ma ei saa teid kuidagi üllatada, sest et teemad on kõigi poolt juba läbitud, on ju. Et nendes segudes, mida ma teiega jagan slaidide näol, on sees kõik need õlid, millest on rääkinud Triin ja Maris ja Eeva loomulikult ka, on ju. Nii et panen slaidid siia jooksma ja siis te näete, et kas on ilusti näha slaid? Et me räägime nendest samadest eeterlikest õlidest ikka ja jälle uuesti. Et olenemata sellest, millises faasis sa oma elus oled, on meil alati vaja või on soovi oma meeleolu toetada. Ja ka meeleolu toetamiseks sobivad eeterlikud õlid, mis on siis meie hormoone toetavad, nagu me ütlesime, et kõik on seotud hormoonidega. Ja siin lihtsalt ma tõin välja paar sellist asja, üks on difuusorisegu meeleolu toeks ja teine on rullikusegu energia ja fookuse jaoks. Ja panime need just siia slaidi peale selleks, et me ei jõua kõik endale neid asju üles kirjutada, aga kes tahab, saab endale foto teha ja pärast siis isiklikult siis enda jaoks need töösse panna. Küll aga järgmise slaidi peal on teemaks siis juba menstruatsioon ja PMS. Et saada seda sünergiat, hormonaalset tasakaalu, on kokku pandud siis erinevad eeterlikud õlid ja mis asi ongi nagu hästi tore eeterlike õlide puhul on see, et üksikult nad loovad ühe
olemuse, aga kui nad pannakse kokku, siis tekib selline enneolematu sünergia ja nad lähevad palju laiemalt kasutusse. Nii et selles hormonaalses sünergia segus on pandud kokku salvei, lavendel, geraanium, bergamoti, ilangi eeterlikud õlid ja siis 10-millisesse rullikpudelisse. Ma vaatan, kas ma saan endal, vist ei saa, aga kuhu siis kanda on siis alakõhule, alaseljale ja randmetele mitu korda päevas ja just siis oma selles tsükli teises pooles. Aga järgmise slaidi peal tuleb väga hästi esile see, et meie kehas tekivad valud tihtipeale just siis, kui keha on täis mürkaineid. Ja sendokriini segust on nüüd siin mitmeid kordi juba räägitud, eks ju, et see on ülioluline, sest ta aitab meie keha puhastada. Ja kui on teemaks ikka eriliselt suured valud, millest nagu kuidagi jagu ei saa, siis selline pikaajaline protokoll on andnud väga palju häid tulemusi, mille sees on siis lemongrass, salvei ja sendokriini õlisegu ja seda on siis sisse joodud koos veega. Aga siinkohal on kindlasti hästi oluline see järjepidevus, et see ei ole see, et ma kord nädalas joon ja ma arvan, et ma saan sellest jagu. Niimoodi see ei käi, et siin on vaja nagu pikemaajaliselt siis endaga tööd teha ja loomulikult jälgida kõiki neid etappe, millest Maris ja Eeva ja Triin juba on rääkinud, et see toitumine ja kõik oma elustiili ülevaatamine, et me ei võtaks neid mürkaineid oma kehale rohkem juurde, et me ei kasutaks toksilisi parfüüme ja kreeme, eks ju, et me ikkagi tegeleksime selle pigem puhastumisega, mitte siis mürkainete pealekorjamisega. Ja isiklikult Eeva? Mul on küsimus, et kas ma pean need vette panema, need tilgad, või ma võin kapslisse ka panna? Siin on ikkagi mõeldud, et on veega. Sest see teine segu, mis on see menstruaalvalu kapsel, see on ikka kapsel, on ju, need kaks erinevat asja. Ja mina olen selle kapsliga sellise akuutse valu kenasti isiklikult alla saanud. Mul ei ole sellist pikka menstruaalvalu olnud, nagu mõnel naisel on, eks ju, aga sellist üksikuid kordi, kus on nagu meeletult valus, siis ma olen saanud selle kapsliga väga hästi ennast aidata. Rääkides juurde siin selle viljakuse toest, eks ju, et me kõik ei vaja seda viljakust, aga kui on, siis on üks selline väga hea rüllikasegu, mida siis baasõliga endale teha. Ja jällegi needsamad õlid, millest juba räägitud, eks ju, salvei, geraanium, fenkol, lavendel ja bergamott. Aga tuletame endale meelde ka seda, et bergamott on üks nendest eeterlikest õlidest, mida me ei kanna nahale otse päikese kätte minnes, eks ju, et mõtle alati ka selle peale, et kuhu sa oma seda eeterlikku õli siis määrid. Ja muidugi viljakuse puhul on siis teadagi, et oleks mõistlik määrida oma pahkluu peale, eks ju, et seal on need refleksoorsed punktid ja alakõhule ja alaseljale on ka alati hea määrida. Ja kui on tegu sellise vanema, ma ei öelnud seda sõna praegu, sellise ilusama elueaga, et siis tekivad sellised tunded, kus on, need tunded on nii kuumad ja neid vajavad vahest sellist natukene lahjendamist, et siis piparmünt, salvei, geraanium spreipudelisse on väga hea, olenemata aastaajast, ükskõik siis, kas see on suvi, kevad, talv või sügis. Küll siin see teine segu on selline, kus on lisaks pandud ka bergamotti, et seda siis pigem suvisel ajal väga ohtralt ärge endale peale siis pange, on ju. Aga endiselt ikkagi siis siia kaelapiirkonda on väga hea spreisid alati lasta ja ise tunned, kuhu tahad, eks ju, et seda mõnusat jahutust saada. Ja rahulikku und vajame me kõik, olenemata siis sellest tsüklist ja perioodist või ealistest iseärasustest hoolimata. Et seal on siis lavendel, roomakummel, ilang. Ja siis kõige lihtsamad segud kuumahoogude puhul veel võib olla, et mis on lihtsalt siis võimalik veepudelisse panna, on see 20 tilkas piparmünti siis 15 milliliitrise veepudeli peale. Et kui sul saabki näiteks piparmündi 15 milline pudel tühjaks,
siis pane sinna sisse vesi juurde lihtsalt ja spreiotsik peale, loksuta ja piserda endale peale, kui sul tekib see kuumahoog või sul on lihtsalt päeval väga palav, kui on päikeseline päev. Ja siis see teine segu, mis on salve, piparmündi ja ilangilangiga, et siis taldadele, kuklale ja kõrvadele ka määrida 2 korda päevas. Mis ma veel välja tõin, on see, et kui, mida juba Triin rääkis ka, et armastagem oma rindu, on ju, et siin on see ka visuaalselt näha, et saaksite pildi teha ja oleks lihtsam kasutada. Minul on juurde pandud siin ka DDR Prime, mis on siis rinnarakkude uuendaja ja noorendaja ja Maris tahab siia kohe midagi juurde öelda. kui juba sellest juttu tuli, et sul on juurde pandud Teder Prime, siis ma ikka ütlen ära ka, et mina panen sinna ka Nerolit veel juurde, mis on ka väga-väga hea just pehmete kudede tervise eest hoolitseja, et ja teen alati Neroli rulliku, kui seda on kolmandikul umbes alles, siis teen sinna nagu sisse selle rindade tervise rulliku. Väga hea mõte. Ja siin ongi võib-olla see ka, et nagu sa, Triin, ütlesid, et vahest on need rinnad valulikud, on ju, ka selles menopausi ajal, mitte ainult noortel tüdrukutel, kui rinnad kasvavad, eks ju. Et samamoodi oli ka minul siin valulik periood ja väga hea seda lihtsalt endale hommikul ja õhtul määrida, et minu jaoks on selline, ma teen endale 30 millise rullikpudeli, siis ma ei pea nii tihti seda täitma ja siis on mul kohe hea vannitoas hommikul ja õhtul ta kasutusele võtta. Ja veel üks asi, kui siin Maris ütles, et kasutage siis loomingulisemalt neid eeterlikke õlisid, siis ka tekivad olukordi, kus ei ole kõik kohad nii niisked, kui nad peaksid olema. Et ka siis võib teha endale eeterlikest õlidest natukene toetust juurde. Ja, ja siis tõesti olge ka loomingulised nende eeterlike õlidega, et näiteks ka Passioni õlisegu on üks väga tore õlisegu, mida siin näiteks kasutada sellise koosluse juurde, kus on siis kookosõli, aloe vera geel ja E-vitamiin näiteks, eks. Kas selle kohta tahaks keegi midagi öelda? Maris, ma nägin, et sa lähenesid ekraanile. mul tuli lihtsalt ka meelde üks segu, mis ma küll ei võtnud karbist välja praegu, mul pole näidata seda, aga kus sa Passionit nimetasid. üks imeline segu veel nagu väga laiapõhiseks hormonaalseks toetamiseks on ka Whisper. Absoluutselt. nii ära unustatud näed, Triinul kohe olemas, kohe kõigil tuleb karbist. just, näe, on rulliku kujul ja kahjuks teda enam puhtal kujul ei müüda, nagu Eeva näitab, pudelis teda enam ei ole. ta on ainult rulliku kujul, aga on imeline õlisegu, lõhnab ka väga hästi, mida siis määrida kõikide sümptomitega ükskõik kuhu, aga eriti, kui sa lähed teidile ja sa tahad olla see võrk, kuhu kõiki mehi püüda, siis siis see tekitab sinust sellise külgetõmbemagneti. nii et Ma ütleksin veel siia veel, mul ei ole selle kohta küll slaidi, aga kui Whisper juba tuli praegu jutuks, on ju, ja ennem oli teemaks ka madal libido nii naistel kui meestel, siis naiste puhul madala libido jaoks on soovitatud selline kooslus kokku panna, kus on 3-4 tilka salveid, siis Whisperit, ilangi-langi ja kanda siis taldadele, randmetele 2 korda päevas. Ja meeste puhul madala libido jaoks on siis 3-4 tilka samamoodi salveid, on ju, et see on ükskõik kummale, siis sobib väga hästi ja ilangi-lang ja 2 korda päevas, aga mitte tallale ega randmetele, vaid hoopis kapslis sisse võtta. Et sellised soovitused. ja üldiselt nii vürtsid kui tsitruselised difuuseris magamistoas teevad ka imet. et kaneel, kardemon, apelsin näiteks on imelised meeleolu loojad, kui sul ei ole passionit olemas valmis kujul, et üldiselt kõik vürtsid, tsitrused ja lilled kokku, siis vaata, et neid beebisid ei tuleks. aga ja kas sa tahtsid veel lisada, Margit? Ja ma tahtsin öelda seda, et mul oli üks slaid, mis oli sellest viljakusest juttu, seal all oli mul tärniga sõna sokk, protokoll. Ma arvan, et Maris, sa tahad sellest nüüd rääkida. ma just tahtsingi öelda, et sa nii ilusti tõid need põhikonditsioonid välja, et kõikide, ükskõik milliste hormonaalsete tasakaalutuste puhul otsi välja endale see raamat,
Boyd Trumani seljaprotokollide Symphony of the Cell raamat ja siin on olemas selline asi nagu hormonaalne protokoll ja kõigele sellele lisaks, mis Margit ütles, et rullikuid või kas siis difuuseri seguseid, ka kapsleid teha, siis see hormonaalne protokoll kõige selle juurde lisaks, kui on siis akuutsed asjad, võib teha kas või paar päeva järjest iga päev või siis üle päeva, üle 2 päeva, sõltuvalt millised su konditsioonid on. ja hormonaalne tasakaal on pikaajaline keha tasakaalustamine, see ei käi üleöö ja seega see hormoonide protokoll võiks olla sul pidevas kasutuses ja see käib täpselt samamoodi teismelistele, väga hästi sobib ka teismelistele poistele, kes ka ei tule, noh, mitte ainult poisid, aga tüdrukud ka, aga tüdrukutel noh, olekski nagu loomulik, et on ka kõik need päevade teemad ja toetuseks, aga justkui on ka teismelisel need raevuhood, vihad, et nad ei tule oma tunnetega toime. Need, kes siin tahavad, kes paugutavad uksi, nii et uksed lendavad, et see hormonaalne protokoll toimib väga-väga hästi ka selliste liigsete tähelepanu ja aktiivsuse teemade puhul. kõik noh, sellised füüsilise keha nagu hormonaalsed näidustused, aga ka meelelised, et täiega julgelt kasuta nii noortel, poistel, tüdrukutel, meestel täpselt samamoodi ja siin põhimõtteliselt see koosneb sarnast nendest õlidest, mida siin Triin juba ükshaaval kõik ette luges. Raamatut saad tellida omapood.ee lehelt nagu ikka. praegu ei ole jah, aga no küll tuleb, kui sul ei ole raamatut, aga sa vajad seda protokolli pilti, siis küsi oma sõbralt. ja mis on väga-väga oluline nende protokollide juures või üldse ka need õlid, mis täna kõik läbi käisid, et mina olen väga suur sõber, et neid õlisid kapslis ka kasutada. et ja meie aju saab läbi nuusutamise väga tugeva impulsi, et nende hormoonidega tegeleda, et anda uusi käskluseid, tasakaalustada, aga paljud asjad vajavad, see seespidine toetus toimib ka väga hästi ja on nagu suureks abiks teatud situatsioonide puhul ja näiteks seda, kui sa seda hormonaalset protokolli siin vaatad, et siin on just nimelt on ju, et frankincense, tüümian, ingver, salvei, grapefruit, Rooma kummeli, lang-ilang, lavendel ja Siberian fir, siis mina olen väga palju oma praktikas kasutanud siin sellist kapslit nagu tüümian, ingver, Rooma kummel ja Claire'i Sage, teha sellist kapslit, sest see paneb nagu keha tööle, et ükskõik millised nagu teemad on, sest väga paljud hormonaalsed teemad taanduvad just nimelt selle, nagu me rääkisime, et keha on toksiine täis, on seda lima kogunenud ka seal munasarjadesse, munajuhadesse ja seestpidiselt kasutades seda kapslit, see lükkab ka need suguorganid puhastusse. ka meestel, eriti just eesnäärme teemade puhul, seesama kapsel sobib väga-väga hästi seestpidiselt kasutamiseks ja naistel siis samamoodi. või sa võid timmida, et sa võid vahetada, et sa ei pane kõiki neid korraga, vaid teedki, ma ei tea, tüümian, ingver, salvei või siis vahetad, et teed Rooma kummel, salvei, tüümian, ükskõik noh, et kuidas sul endal tunne on ja kui sa natukene otsid täpsemat infot nende õlide kohta, siis vaata, mis sind nagu kõnetab. ja olen näinud väga-väga ilusaid tulemusi selle protokolliga, et seda oleme väga palju erinevate inimestega kasutanud ja töötab hästi. nii et ega muud, hoolitse enda eest, kasuta neid abilisi, mis sul on kodus olemas, et nad ei seisaks kurvalt seal kapis ja karvis. ja just tahtsin küsida, kas kellelgi on küsimusi. Liina, palun küsi või kommenteeri. mina pigem tooksin välja selle, mis mind alguses kohe kõnetas. sa ütlesid, et toitumine on hästi oluline, siis mina sellel aastal sain väga selgelt aru, kui ma tulin Eestisse, ma hakkasin patustama igasuguste asjadega, gluteenid ja laktoosid ja ma tundsin, kuidas mu endokriinsüsteem läks täiesti paigast ära.
mina, kes ma olen nagu juba pikalt menopausis olnud, olen aru saanud, et see naistekomplekt on minu jaoks asendamatu kaaslane kogu aeg. Ma olen seda kasutanud ja kuidas ma seda nagu aru olen saanud, et kui vahepeal fütoöstrogeeni ei olnud, siis mu asjad läksid jälle korrast ära, tulid jälle liigesevalud, tuli jälle mingisugused muud probleemid. nii et ühesõnaga sellised asjad tegelikult, mida vanus kasvab, seda rohkem tuleb tegelikult ennast toetada. sellepärast, et meil on kõik aeglustunud ja me peame nagu aitama siis kehal olla pikemalt noorem. nii et minul on see naistekomplekt kogu aeg kasutusel. aitäh, Liina, sulle ja see toidu meeldetuletamine, aitäh, et sa selle ka üles tõid, et mis on põhiline toit hormoonidele? Valk. Palun, naised, sööge valku, sööge korralikku kvaliteetset valku. Pähklid, seemned, šiiaseemned ja reaalselt siis nagu valguallikad, kes siis sööb liha, kes kaunvilju, kes mida, aga väga palju suuremas koguses, kui sa arvad, et on piisav, siis see ei ole piisav. Et eriti just nagu Margit, sa nii ilusti püüdsid seda sõnu leida, et mitte vanuse suurenedes, vaid küpsuse kasvades. Et just nimelt, et meie keha ikkagi vajab naisena umbes 2 grammi valku kehakaalu kohta ja kui sa seda toidust ei saa kätte, siis Margit just nimelt näitas seda proteiinipulbrit doTERRal samamoodi. Kasuta üheks valgukorraks juurde seda, kasuta küpsetistes seda, kasuta sega, sega VMG-ga, väga-väga hästi sobib kokku. nii et anna oma kehale palun toitaineid ja ja seda valku mina nüüd ka kasutan, eriti nüüd, kui vahepeal oli saada nagu kaks ühes. see oli hea Siis pakkumine see jah. oli nagu hea pakkumine ja ma kohe kasutasin selle ära. ja nüüd ma siis nagu pidevalt, see on mul nagu ratsioonis kogu aeg. Ja, ja nüüd ma otsustasin, et mis iganes, ma enam ei kuku sinna gluteeni ja laktoosi otsa. et see on ikkagi väga oluline, et neid limasid ei tekiks organismi. ja olen oma endokriinisüsteemi jälle uuesti paika saanud, muidugi ma võtsin spetsiaalse rulliku selle jaoks kasutusele. ja rõõm kuulda, aitäh, et sa jagad, Liina. Selle fütoestrogeeni kapslite kohta ma veel lisaks sellise asja juurde, et kuigi seal on kirjas, et kasuta noh, kas ennetuseks sa teed mingit kuuri 1-2 kapslit ja olles siis akuutsemas faasis kasuta 2 kapslit päevas, siis mina ütlen omast kogemusest, et vahel see 2 kapslit ei ole piisav, et see ei liiguta mitte midagi. Ja kui sa oled võtnud juba mõnda aega 2 kapslit päevas ja sa näed, et sul mitte midagi kehas ei muutu, siis võta julgelt rohkem. Kui on täiesti sellised nagu akuutsed sümptomid, võta kas või 2 korda 2 kapslit päevas või isegi 2 või 3 korda 2 kapslit päevas. Nii kaua, kuni sa tunned, et sul midagi liigub ära ja siis saad jälle hakata natukene vähendama. Et nagu ikka looduslike asjadega ei saa anda sellist väga konkreetset soovitust, et kuula oma keha ja jälgi, kuidas sinu keha reageerib, et mõned on nii tundlikud, et nagu Eeva ütles, võta 1 kapsel üle 2 päeva, aga teisel ei liigu midagi ära ja tuleb rohkem võtta. et ära karda proovida ja jälgi oma keha, kuidas sinu keha reageerib. nii et võta kasutusele kõik abilised, mis meil kodus on ja hoolitse enda eest. Kas kellelgi on veel midagi lisada, küsida või tõmbame tänaseks otsad kokku? ja võib-olla lisaks seda, et lase ka teistel enda eest hoolitseda, ehk väga hea on õpetada oma armas abikaasa seda hormonaalprotokolli endale tegema ja siis, kui sul on just selline aeg, kui sa vajad seda lähedust ja pai, et siis palu oma abikaasal seda teha, et Just, ära väga hea meeldetuletus, luba edasi enda toorama. hoida. Ja nii et olgem kõik hoitud ja kohtume taas järgmisel korral. Mõnusat
mõnusat aega ja hoolitse enda eest. Tšau!